Tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos me hakkame tegema midagi uut. Ma ei ole varem seda kunagi teinud, aga ma olen alati mõelnud, et ma tahan olla see naine. Ma tahan olla see naine, kes teeb kõik asjad oma kätega. No konkreetselt ma tahaks teha näokreemidest iseenda riiete õmblemisega. Kunagi ammu ma õmblesin iseenda riideid, siis kui ma tahtsin minna Atlantisesse tantsima ja mul ei olnud selleks rahalisi võimalusi, et poest osta kalleid sädelevaid kleidikesi. Mis tähendab seda, ma pidin ise tegema. Me oleme täna siin selleks, et luua midagi oma kätega. Mul on käed ja mul on laud ja mul on maisijahu. Mida me siis täna tegema hakkame? Me hakkame täna tegema ise deodoranti. Me hakkame täna tegema deodoranti. Ja deodoranti on väga lihtne teha, muideks, kui sa veel ei teadnud. Mina ka ei teadnud. Nimelt mulle tuli ellu uus sõbranna, kes teeb ise absoluutselt kõike. Ehk siis ta inspireeris mind ja ma tunnen, et ma tahan olla see naine, kes päriselt loob kõiki oma kätega. Aga kuna me elame siin maskuliinses majas, et ma pean käima tööl ja ma pean maksma arveid ja mingit meeste tööst tegema, siis ma ei saa teha oma deodoranti ise. Aga ma võtan selle aja siiski ja ma siiski teen täna koos sinuga deodoranti. Ma ei ole kunagi varem deodoranti teinud, aga täna on seda vaja teha, sest esiteks mul on deodoranti otsas. Ja teiseks, ma tõesti tahan väga proovida ise seda teha, sest et ma olen kasutanud nüüd naturaalseid deodorante 4 aastat. 4 aastat ma olen kasutanud naturaalseid deodorante. Ma ei ole ostnud Selverist ega sarnastest poodidest deodoranti 4 aastat, mis tähendab seda, et mul ei ole kettaid. Issa, ma loodan, et mul ei ole päriselt kettaid. Mul ei ole deodoranti praegu, ma tuletan meelde. Ennem kui me hakkame tegema ise deodoranti, siis ma liiguks korraks ajaloos tagasi sinna aega, kus ma ei kasutanud naturaalset deodoranti. Nimelt, elu oli väga raske, sellepärast, et mul olid 98% ajast kogu aeg ketoskaanla all. Vahet ei ole, mis imedeodorante või Calvin Klein või tahtsin Da Vinci öelda et mis imedeodorante ma kasutan. Ma käisin isegi apteegis seda meditsiinilist deodoranti ostmas ja proovimas ja läksin ikkagi nagu karmiks ära, aga mitte mingit tulemust ei olnud. Lõppkokkuvõttes mul olid ikkagi kettad kaenla all ja probleem oli reaalne. Ja otse loomulikult ma ei saanud osta selliseid särke, nagu mul praegu seljas on. Nagu halli värvi särk. See särk võis olla nagu mu unistuste särk. Et davai, et ostad selle särgi Tairi endale ja sinuga abiellub prints valgel hobusel. Aga ma ei saa kanda sihukest asja, sest et higiprobleem oli reaalne. Tänaseks on see loomulikult minevik, sest et maisijahu on ju. Muidugi ma soovin siin kohal välja tuua selle koha, et asi pole ainult selles välispidises kasutamises. On ju, väline. Vaid sisemine ikkagist ka. Et minu toitumine oli pekkis. Ma ei teadnud, mida tähendab toitumine üldsegist, on ju. Mitte, et see oli nagu pekkis, et ma nüüd sõin iga päev krõpsu kommi ja ma ei tea, mida veel, on ju. Vaid lihtsalt üleüldiselt ma ei tundnud enda keha ja ma ei saanud aru, kuidas minu keha toimetab. Kõik kehad on erinevad, selles mõttes, et minu kehal näiteks on piimatoode, on see võtmeisik. Et kui ma piimatooted välja jätan enda dieedist, siis see tähendab seda, et siis ma ei higista üldse. Kui ma natukene piimatooteid söön, siis ma natuke higistan. Kui ma söön ülipalju piimatooteid, siis ma higistan ka väga palju. See on minu keha, see on nii, kuidas ta toimib. Ma olen sellest lihtsalt aru saanud. Igal ühel on see loomulikult erinev. Võtta arvesse, et iga inimese keha on individuaalne. Nii et pole mõtet mõelda, et nüüd see on see õige vastus. Ei, mina ei anna sulle siin mingeid vastuseid. Mina tean ainult seda, kuidas minu keha toimib ja see ongi kõik. Ja enne kui me veel alustame, siis ma sooviks siia juurde tuua ka selle, et ma ei ole vandenõu teoorik, kes usub kõike, mida talle kuskil räägitakse. See on puhas minu enda kogemus. Ehk läks hästi. Väga hästi läks. Ja teeme nüüd nii, et mul läks ka edaspidi hästi. Mis on siis tänased kasutatavad elemendid? Projekt deodorandi ise tegemine algab nüüd. Esimene koostisaine, mida me täna kasutame, on maisijahu. Teine kookosõli.
Siin sees on mul sooda, see on siuke poolik ja juba kasutusel olnud. Ja neljandaks teepuõli. Siin ikka hakkame aga pihta. Alustame sellest, et oleme kliinilised, meditsiinilised, steriilsed. Paneme kätte kummikindad ja täielik labor. Hakkame pihta sellega, et esiteks retsept, mida läheb sinna vaja. Deodorandi tegemiseks läheb meil vaja kookosõli, maisijahu, küpsetuspulbrit ja eeterlikku õli. See on mingi pesi. WC-paber. Nagu te näete, siis isegi WC-paberit ma kasutan ilma värvita. See on siis see nii-öelda kõige odavam pildikapaber, aga miks ma kasutan seda, mis on nagu ilma värvita, ongi just see värvita koht, et mina sain teada eelmine suvi ühel festivalil hommikul kell 9, sain teada, et valget pildikapaberit värvitakse valgeks. Ma tean ise ka, et ma võin teinekord minna väga ekstreemseks, ehk siis ongi nagu täiesti nagu kõik lõika nende elust välja, et olla võimalikult puhas, et olla võimalikult orgaaniline. Igal juhul täna mul on mõõdukann, mis on väga tore, aga teisalt, jälle hakkab pihta mingisugune arvutamine, sellepärast, et me tegeleme siin täna kappides, mitte millides ega L-ides ega G-des. Ja see tähendab seda, et me peame ikkagist mingisugused arvutused tegema siin. Ja ma pean ikkagist enda aju kasutama. Nagu te teate, siis mulle ei meeldi enda aju kasutada väga, aga olgu, kasutame siis enda aju. Esimese asjana ütleb, et kui kookosõli on tahkel kujul, siis see tuleb mikrolaineahjus soojaks teha. Soojaks teha. Näete, ongi. Mikrolaineahjus on ju. Ütlevad mulle, et tee naturaalset asja, aga siis mine lase mikrokas midagi soojaks, et nagu mina kasutan mikrokat iga päev, mul pole mingit probleemi, aga ma teen inimesi, kes kardavad nagu tuld. Meie kookosõli on täna tahkel kujul, nagu te näete. Tegelikult me hakka näppu sisse panemast, et kookosõli on, teate küll, milline kookosõli on. 1,2 kapp coconut oil, 1,2 kapp in grams, vaatame, või mils või? Ei, mils, meil on siin tegemist millidega, on jah, kookosõli on millidega. Issani, ma saan põhja peale ainult ju. Teeme topeltkoguse või? Mina võiks küll teha topeltkoguse, sest mul on siin neid potškaasid. Ma ei tea, kuidas nende kohta öelda. On potškaad ju need mingid väiksed siuksed. Purgikesed on ju. Mul neid purgikesi liigub. Samas ma võin uuesti teha mingi, ma ei tea, mingi tervele perele siin tegemast seda asja. Mul on ainult mina ja mu koer. Ja mu koer ei kastu deodoranti ehk siis. Okei. Ma ikkagist panen siia sisse, sest et ma ei taha määrida enda nõusid. Kuigi mul on nõudepesumasin, võiks teda. Okei, ma teen ära. Siin on siis klaas. Paneme siis klaasi sisse 118 milli. 118 on siin põhja peal. Tundsin, et pean nuusutama seda korraks igaks juhuks. Ma panen tunde järgi, selles mõttes see on minu deodorant. See ei lähe müügiks. Eks ma panen lihtsalt tunde järgi 118 milli. Ma ikka täiega tunnen hästi, vaata. Ma tunnen ära, kui 118 milli. Kookosõli on täis. Et ma ikkagist. Mul sisetunne räägib minuga. Nii, kookosõli vedelaks lastud mikrolaineahjus. Võtan selle paberikes endale siia, siis ma saan enda käsi kogu aeg puhastada. Kinnastega tekib alati siuke tunne, vaata mingi keelküntega samamoodi, kui on just pikad küüned pandis nagu. Tahaks nagu katsuda kõike. Aga okei, järgmisena sega sisse eeterlik õli. 1/8 kuni 1/4 teaspoon. Mis see väike lusikas on? On supilusikas ja on see teine lusikas. Mis ta on? Teelusikas. Teelusikatäit essential oil. Nii, teelusikases olemas. Täiesti nagu ebareaalsed asjad on siin. Mis see tähendab? No vaadake. Ma ei tea, kui see pole hiina keel, siis minu nimi ei ole Tairi nagu. 1/8. Ahaa. Kui on 1 ja siis on nagu 1/8 kuni 1/4.
ma nüüd saan aru, see, et see nagu 1/8 Tavai Mata õpsid, ma tean jah, et siin on mul naljakas praegu, aga see ei ole üldse pullvärk, vaata, selles mõttes, et mina olen see tagumise pingirahvas, kellel oli muud tegemist sellel hetkel, kui te rääkisite 1/8, on ju. Igal juhul nagu 1/8 ehk siis kui sa jaotad asja 8, on ju, ja siis sa võtad ühe osa ära, see ongi see. 1, 2. Miks nad ei võiks panna, ma ei tea, pane 2-3 tilka, nagu me räägime siin tilkadest, nagu inimestel ei ole ajusid lihtsalt, ütlen ausalt. Sellest ma olen ise loll, vaata, siis hakkan teistega nagu, teiste pealest tavaline värk. Aga no mina pole milleski süüdi selles mõttes. Ma panen lihtsalt tunde järgi ühe veel. Norm. Okei, nüüd läks natuke liiga hulluks. Tehtud on ju järgmiseks. Lisa maisijahu ja baking soda ja miksi, kuni nad on omavahel segatud. Lisa. Siin ei ole seda, et sa pead nagu eraldi need kokku miksima. Siin on lisa. Aga ma ikkagi tunnen, et ma ei tea, kas te olete süüa varem teinud. Kui sa vaata teed süüa ja näiteks kooki, siis tavaliselt olen näinud mõnikord, et sega kokku märjad koostisained ja kuivad koostisained eraldi, nagu segad mõlemad ära, on ju, ja siis alles lisad nad kokku, et siis on see, et ei jää kuskile, ma ei tea, natuke liiga palju baking soodat või nagu tead küll, on ju. Cup, to, G, on ju, siin tuleb G-d mängu, on ju. 31 grammi tuleb sinna lisades juurde. Hästi, ja nüüd siis tuleme lisada viimane koostisaine, milleks on baking soda. Ahaa, kas te panete tähele, et maisijahu ja soodat läheb täpselt sama palju sinna? Aga noh. See õli on nii tugev, pea palutama nagu, võtan lonksu vett nagu. Ärge pange rohkem, mitte kindlasti, kui te teete järgi nagu. 2 tilka on rohkem kui küll. Okei. Ma tõin teid lähemale, sest et siis teil on põneval vaadata. Minu meelest see on väga põnev, kui asi läheb kokku segamiseks ja mingid sellised värgid. Tehtud. Ta on üsna vedel, aga kuna me sulatasime kookosõli tahkest kujust, vedelaks. See tähendab seda, et see on loomulik protsess. Halloo, ise lasid selle just soojaks, on ju. See tähendab seda, et nüüd me peame lihtsalt ootama, kuni ta ära taheneb. Seejärel saame hakata katsetama. Aga jah, see ais on nii uudne, et me proovime selle ikkagist ära, sest et ma tegin selle valmis. Aga kui see on ikkagist liiga hull, siis ma lihtsalt teen uue. Ja oota. Enne me ei liigu kuhu peasi. Me kallame asjad õigetesse purgikestesse ka. Et see üks purk ongi minu selle sõbranna, tal on oma bränd lausa, et ta teeb ise nagu näokreemi asju. No see ei ole siukene, et sa saad minna kuskilt ostma, et see on siuke omadele värk. Ma ise veel näokreemi jõudmisena, saa deodoranti tehtud on ja siis vaatame edasi. Aga väga inspireeriv. Nii. Deodorant on külmkapis ja taheneb ja mina juhatan teid edasi tuleviku Tairi juurde, kes siis vaatab üle, kuidas on deodorant. Kas ta on kasutuskõlblik, kuidas ta toimib ja kas toimib üldse. Nii et peace for now. Tada! Tere hommikust! Käes on hommik. Järgmise päeva hommik. See on see päev, kus ma eile tegin deodoranti ja
ma ütlen ausalt, ei pannud üle. Täna on see eeterlik õli kergem. Ta ei ole siukene aiu sööstev välgunool, nagu ta eile oli. Kuidas panna naturaalset deodoranti? Ma tean, et see ei ole ei sprei ega roll-on ega mida sa tavaliselt oled harjunud kasutama, on ju. Naturaalset deodoranti pannakse endale näppude ja kätega. Ja kui see algus on siuke nagu mingi, oh my god, miks ma pean enda näppudega enda kaenlauga kastuma, on ju, siis see harjud sellega ära. Kuna see tasub ennast nii hästi ära, siis sul lõpuks nagu mida iganes, sa oled nõus kõike tegema, sest see lihtsalt nii hea. No muidugi ma ei ole kindel, kuidas selle retseptiga lood on, sest ma ei ole ju seda katsetanud. Aga muidu tavaliselt kõik eelnevad, mitte kõik, mingi 70% naturaalsetest deodorantidest, mis ma olen katsetanud, on olnud väga head. Ainuke, mis ma soovin siia juurde tuua, on see, et kui sina nüüd otsustad ka, et sa lähed naturaalse deodoranti peale üle, et sa tahad katsetada, siis arvesta sellega, et esimesed paar nädalat on pekkis, sellepärast, et su keha hakkab väljutama alumiiniumi, mis on sinna kõik kogunenud, ehk siis su olukord läheb mega hulluks. Ehk siis arvesta sellega, et arvatavasti sul läheb hulluks. Võib-olla ei lähe ka, kes teab, võib-olla sul ei, ma ei tea. Võib-olla su keha väljutab kuskilt mujalt alumiiniumi, mina ei tea, iga keha on erinev. Aga jah, lihtsalt sulle teadmiseks, et kui sa lähed üle, siis arvesta sellega, et sul võib olukord hullemaks minna ja see on hea. See on hea, kui läheb hullemaks. Tähendab seda, et keha ise puhastab ennast, see tähendab, keha teeb tööd, et see ongi selle mõte ju. Igal juhul, kuidas siis panna? Siin on siis deodorant, on ju. Ja tavaliselt ma võtan nagu hernetera suurus. Kas te näete? Hernetera suurusega. Ja siis selle herneteraga need hernetera teed omakorda pooleks. 2 näpuga nii. Ja siis ei ole midagi teha. Sa paned selle kaenla alla ja õrd laiali. No nii. Konsistent on natukene kahtlane, sest et tal on need maisi mingid tükikesed või nagu pisike. Aga samas ta on siuke mõnus, et see on nagu masseerivalt mõnus. Ja siis õrd selle sinna sisse ja ongi kõik. Kunagi, nagu ma ütlesin video alguses, siis ma sain inspiratsiooni enda sõbrannalt. Ja sõbrannal üldse teeb kõiki asju ise. Et näokreemid, deodorandid, värgid, särgid. Siis ma olin tema juures ja siis käisime seal saunas ja tulin saunast välja, et vaatasin, ups, kreem on laua peal, et rotin talt veits kreemi. Võtsin kreemi, panin näkku. Paar sekundit hiljem sain aru, et okei, tegelikult tegemist deodorandiga. Ehk siis, mu sõbranna juures pead olema ettevaatlik, mis endale näkku paned, sest et ma panin endale kogemata deodoranti näkku. Ja olemegi valmis. Tehtud päevaks täiesti valmis. Mis kätega ta pesed ära. Jah. Pesed lihtsalt ära. Aga kuna tegemist on kookosõliga, siis ta on nagu siukene, ta on naturaalne. Siin ei ole midagi siukest väkki või rõvad. See on hea, see on mõnus, see on puhas. See on hügieeniline, see on tervislik. Sa võid põhimõtteliselt seda süüa, aga seal on vist liiga palju soodat sees. Et tegelikult sa võid seda süüa ja iseenesest, kui sa tunned, et see nagu täiega kutsub sind, et nagu mingi, oh my god, tahaks enda deodoranti suhu panna, siis sa saad seda teha, sest see on see deodorant, et kui sa oled nagu see inimene, kes on nagu mingi, oh my god, et kui sa deodorant endale paned, siis tekib tunne, et tahad räigelt seda suhu panna, siis seda sa saad panna nagu. Vot. Aga olgu tuleviku Tairi juurde. Tere! Oleme tagasi. Nädal aega on vahepeal möödas ja täiesti juhuslikult ma panin täna, päriselt seal juhuslikult ma panin täna täpselt sama pluusi selga, millega ma seda videot alustasin. Ja ma just jõudsin koju. 4 tundi on möödas, kui ma panin selle pluusi selga. Ma olen nädal aega seda deodoranti kasutanud ja tulemus on
mul ei ole kettaid ja ühtlasi ta ei jäta kollaseid plekke peale, kuigi ta on kollast värvi. Ma tõesti ei tea, kuidas see toimib, aga nii ta toimib. Ma arvan, et asi on selles, et kuna tegemist on jahuga, kui mõelda jahu peale, siis jahu ei tundu mulle olevat eriti lahustuv, mis tähendab seda, et need kollased tükid on ju jahutükid, ehk siis maisi jahutükid, ehk siis nad ei lahustu kuidagi siia ära, mis on nagu super tore, sellepärast et halloo, ma saan ise teha oma deodoranti ja käia ringi, ma räägin 4 tundi hiljem, 0 ketast. Loomulikult ma mainin siia juurde ära ka väga olulise teguri, milleks on see, et ma tegin eelmisel nädalal läbi kevadpuhastuse, ehk siis ma sõin lihtsalt suppe, juurvilju, puuvilju, jätsin välja liha ja piimatooted lihtsalt selleks, et ehk siis sõin lihtsalt kergemaid toite, selle jaoks, et tunda ennast kergemalt, sest ma kuidagi tundsin, et talvest kogutud kütus ja varud ja kõik see seedimisprotsess, mis toimub siis, kui ma söön liha, see koormab meeletult, ehk siis ma tundsin, et ma vajan puhastust, mis tähendab seda, et mu keha ei ole selles tavalises seisundis, vaid ta on natuke puhtam, natukene värskem, mu keha on valmis kevadeks ja suveks. Ehk siis jah, ma ei ole tavalises seisundis, ehk siis ma higistangi praegu vähem, aga sellegi poolest ma olen super rahul tulemusega. Ja ma loodan, et ka sina oled rahul minu kaenlalustega, et sa oled jälle ühe deodorandi võrra rikkam. Sa said jälle natukene enda silmaringi avada sellega, et ohoo, deodoranti saab ka ise teha. Võib-olla sa teed ise ka, kuigi vaevalt, sest ma ei tea mitte kedagi, kes teeks ise deodoranti, välja arvatud muidu üks sõbranna, see, kelle deodoranti ma endale näkku panin, aga muidu ma tõesti ei tea. Ma soovin sulle kuivi kaenlaluseid ja higivaest elu ja hügieenilist enesetunnet ja jah, see oligi kõik. Ehk siis ole täiega tubli ja kui sulle meeldis see video, siis ole nunnu ja pane sellele videole like, sest et see täiega toetab minu YouTube'i kanalit ja üleüldiselt minu tegemisi, ehk siis ma olen väga tänulik. Ja kui sulle väga-väga meeldis see video, siis sa saad anda omapoolse toe, annad lihtsalt tagasi sellega, et sa ostad mulle kohvi. All on link selle jaoks ja sa saad anda tagasi. Yes, nii tore on ju. Anname tagasi ka, on ju. Tee mis tahad, peas, et sa oled õnnelik ja siis olen ka mina õnnelik. Ja palun tee endast kõik, et sa oleksid ülitubli ja ülilahe ja ülivinge ja ülinunnu ja üliarmas. Tšau! Ma soovin välja tuua ka selle osa, et miks siis see ise tehtud deodorant on parem kui see, mis on poest ostetud. Nimelt poest ostetud deodorandi sees on sellised asjad nagu alumiinium, parabenid ja seal on igast sõnu veel, mis on väga keerulised ja mis ei ole inimese keha toetavad. Nad mõjuvad just kui plaasterina. Pane deodorant peale, sul läheb higi korraks ära, aga te teate ise ka, sa pead järgmine hommik ikkagi uuesti panema selle deodorandiga siin ja kui muidugi õigesti ka toituda, siis te ei usu, aga minu deodorandi kasutamine 3 korda päevas kukkus 2 korda nädalas peale. Ja ma ei pane üle. Poe deodorantidega on see värk, et just nimelt see alumiiniumi osa seal. Alumiinium, oled kuulnud küll varem, see on metall juhuslikult, on ju. Ja kui see metall läheb meie naha alla, siis mis ta seal teeb? Mõtle nüüd natukene. Okei, ma ütlen sulle ette. Mida teeb alumiinium sinu naha all on see, et esiteks, ta ei kuulu sinna. Teiseks, ta hakkab reageerima. Mis tähendabki seda, et see on siuke lõpmatu deodorandi paneks, et see ei lõppe mitte kunagi ära. Ja teiseks on see, et teist ei olegi. Like I am floating, leaves my body